Tervist, mina olen Illar Kohv-Piinaavalt. Ma tahaksin rääkida teile natuke meedia teemal. Sest mina ei saa juba pikemat aega aru sellest, et mispärast meedia on nii ühekülgne. Et kui sa saadad neile mingisuguseid teateid, uudiseid, siis neid absoluutselt ei avaldata sõnaga. Noh, siin näiteks nüüd oli 11.12. mail olid Toidupanga poolt toidukogumiskampaania päevad, kus nagu suuremates kauplustes kogusid vabatahtlikud abivajajatele ehk suurematele peredele, kes on toimetulekuraskustes, sellist toidukaupa ja noh, sellist värki. Ja ausalt öeldes selle kampaania eel ei avaldanud ükski väljaanne seda teavet, et ainult Toidupank avaldas Facebooki lehe peal seda kampaania teavet, ühesõnaga ka mina saatsin näiteks Õhtulehele saatsin seda teavet ja siis kirjutasin isegi seda, et millises päevakauplustes minna, kui näha on, et nagu seal kaubamajaka Rimis ühesõnaga ja seal Suure ja Selveris ja siis ma saatsin Pärnu Postimehele ja siis ma saatsin noh, kas Delfile ja Publikule ja Pärnu Postimehele ja Reporterile, Kanal 2-le ja üleüldse meediaväljaannetele. Aga kahjuks mitte ükski väljaanne sellest numbrit ei teinud, mingisugust teavet ei avaldanud. Ühesõnaga, et ainult Pärnu Postimehe fotograaf Urmas Luik käis Rimis sõnaga ja mis ka teises kauplustes, et tegi pilte sõnaga ja noh, see siis ilmus kas laupäeva kuskil päeval vist seal Pärnu Postimehe veebilehel. Et noh, nii palju nagu oli, aga muidu ei Õhtuleht ega mitte ükski väljaanne mitte midagi ja siis ma nüüd hiljuti tegin kokkuvõtte sellest ka, et kuidas see kampaania läks sõnaga ja noh, sellest ka mitte mingisugust jälle ei avaldanud mingit teavet ega mitte midagi, nii et no ma tõesti aru ei saa, et mille kuradi pärast need väljaanned on nii magedalt ükskõiksed ja sõnaga ühekülgsed, et kui mingisugune, ma ei tea, välismaa mingisugune noor artist läheb teisilma, eks ole, siis on nii, et noh, keda rahvas nagu ei teagi siin mitte midagi, siis on iga päev on, ma ei tea, 2-3 uudist tehakse igasugust värki sellest ja sõnaga nii, et noh, see jääb nagu templiks mällu juba sulle, et see nimi peab nagu meelde jääma veel peale surma, kui sa enne surmadest midagi ei tea. No milleks niisugust jama avaldada, milleks? Ja siis näiteks noh, 1. mail läks nagu onu Bellasna üles pille peale sõnaga. Ja siis samamoodi ma noh, tegin ka oma Illar Kohvi meediablogis tegin sellest nagu loo ja saatsin Õhtulehele ja siis teistele väljaannetele. Mitte ükski väljaanne sellest teinud, et ma kuskil ka juba 20 aastat onu Bellaga nagu tuttav olin. Nii et noh, tekkis küsimus, et noh, milleks neid lehti siis üldse sirvida, vaadata, lugeda. Ei ole mõtet ju, kui nii ühekülgne ja lihtsalt seda ühte sama möga pekstakse päevast päeva sõnaga, mis midagi väärt ei ole. No milleks neid lehti siis üldse vaadata? Kui üks õige ajaleht peaks ikka avaldama kõiksuguseid no, teateid, sõnumeid, kõike olema mitmekesine, mitte ainult kurat ühe pulga otsas istuma ja ühte sama asja peksma ja tampima sõnaga. Et nii kaua, kui rahval mällu jääb, et kas lehed on ise idioodid, need väljaanded, või peavad rahvast idiootideks, et ühte sama möga kogu aeg avaldavad sõnaga, et mingi aeg oli see Kalvi Kalle oli iga päev numbris, noh, see on nüüd ka ära kadunud tahaplaanile. Et no ajakirjanikud, no käige väljas ja vaadake ümberringi, mis toimub ja avaldage normaalseid lugusid, ärge avaldage paska möla saasta, milleks, kellele see huvi pakub. Nii et no siin on ka palju mõtlemisainet tõesti, nii et ja siis ütleme niimoodi, et nüüd no olin ka noh, ühesõnaga vaatasin Kanal 2 seda kodus ja võõrdsed Austraalia sarja. Noh, nii ma ei saa seda ka netist vaadata, sellepärast, et see on mingisugune jälle mingi, no tasuliseks tehtud ja mingisugune kuupilet ja no ühesõnaga ma ütlen selle suhtes niimoodi, et kerige perse sõnaga sellega, et mina ei kavatse küll mingisugust raha kellelegi maksma hakata, et mingisugust jälle, ütleme, üks sari või asja jälle vaatama hakata. Et kui olete kõik tasulised, siis kerige sinna karvasse kohta.
mina teid ei vaata, mina teid ei kuula. Et midagi peab ka inimestel tasuta vaadata olema. Kas sellest on vähe sõnaga, et pidevalt, kui sa mingisugust saateid või asju vaatad, et igal pool on reklaamid ees ja taga, kas see reklaamid tõesti sisse ei too? Sest reklaamid on niigi tüütud, aga noh, hea küll, ja selles suhtes nagu jälle saab nagu mõistetud, et noh, reklaam tõotab raha sisse. Aga kui te tahate juba hakata inimeste käest juba selle vaatamise asja juba raha küsima, no siis minge tõesti perse, ütleme eesti keeles otse välja. Nii et nii arvan mina sellest asjast, mina olen Illar Kohv Viinavald.